Tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi Parabellumisse. Teeme väikese kokkuvõtte sellest, mis toimub lisaks loomulikult Krimmi küsimusele ja Kostjan Tunivka. Aga me peame laiendama analüüsi ja püüdma viimaste kuude tegevust mõlemalt poolt strateegiasse paigutada. Suur tänu härra Ravalile, et ta sai meie kogukonna liikmeks. Väike kokkuvõte viimati, kui me kohtusime. Zelenski andis Valgevene presidendile Lukašenkale ultimaatumi, et ta lülitaks välja antennid, mis võimaldasid Vene droonidel ühenduda ja seega lennata Ukraina territooriumile, kasutades ära Valgevene piiriäärset ala. Tundub, et nad on need tõepoolest välja lülitanud. Olgu öeldud, nad võivad need ka uuesti sisse lülitada. Asi on selles, et Lukašenka näib kaardavat rohkem Ukraina vastust kui lootot venelaste kaitsele. Lõpuks ongi see järeldus. Kui ukrainlased hakkavad ründama, oli ta ise ühes sõnavõtus öelnud, et nad ei suudaks end kaitsta. Tõenäoliselt sellepärast, et ta jälgib, mis Venemaal toimub, eriti kuna seal oleksid vahemaad tõesti minimaalsed. Teada on see, et Lukašenka kohtus siis eraviisiliselt Putiniga. Eraviisiliselt, sest seda ei salvestatud, nii et ei teata, millest nad rääkisid ja nii edasi. Ta on muidugi juba aastaid olnud tasakaalu olukorras, püüdes mitte lasta end kaasa tõmmata. Sõtta ja see on ilmne ja seetõttu peab ta teisest küljest püüdma venelastele meele järele olla. Sest nad on tal ikkagi kodus olemas ja tal ei ole relvajõude, mis oleksid praktiliselt millekski võimelised. Nii et ta on raskes olukorras, kui Zelenski ütleb, kas sa lülitad need välja või ma ründan sind või ma lasen need alla ja me demonteerime need, siis mida tema teeb? Kõigepealt lülitab ta need välja, siis läheb Putini käest kinnitus küsima. Tõenäoliselt öeldi talle, et vaata, me ei suuda kaitsta veel 1500 kilomeetri pikkust rinnet. Tuleb märkida, et kui ukrainlased nägid, et Valgevene oli need antennid välja lülitanud, andsid nad neile veel ühe ultimaatumi. Muide oli ka Ukraina delegatsioon, kes väidetavalt käis Valgevenes, nii ütleb Lukašenka. Muide kasutati ka selliseid toone nagu me ei tohi tülitseda, peame mõtlema nagu tõsised inimesed ja nii edasi. Erinevad sõjablogijad kinnitavad, et nad on need välja lülitanud. Ehk siis kinnitused ei tule isegi mitte Valgevenest või Ukrainast, vaid pigem Vene sõjablogijatelt, kes seda väidavad. Mitte, et venelased ilma nendeta ei suudaks selles piirkonnas rünnata. Nad saaksid selle kõiked hakkama. Kindlasti nad abistasid, et minna sügavamale sisse. Seega saab huvitav olema just seda asja näha. Teine asi on see, et mitte ainult need antennid ei olnud valgevenelastel, tegelikult tegelesid nad ka terve rea teiste töödega. Üsna kahtlaste töödega, ütleme nii. See tähendab, et räägitakse kõikidest nendest silladest ja ka vahepeatustest ilmselgelt vägede jaoks, nagu on näha Ukraina piiril. Muide, kõik olulised logistilised punktid, sellepärast räägitakse sellest aeg-ajalt. Juba vähemalt 2 aastat tuleb see lugu aeg-ajalt jälle ülesse. Venelased tungivad kohe jälle põhjast Ukrainasse ja nii edasi. On tõsi, et ei ole selliseid Vene vägede koondamisi ega liikumisi, mis sellele viitaksid, kuigi iga mõne kuu tagant kerkib see teema jälle ülesse. Samuti on tõsi, et Valgevene täiesti juhuslikult on hakanud uuesti ehitama ja tugevdama terve rea sildu ja logistikasõlmi, mis võiksid seda asja vajadusel teenida, ütleme nii. See on üsna kahtlane, eks ole, ka teatud teede ühenduspunktid koos integreeritud õhutõrjesüsteemidega ja muu selline.
Ütleme nii, et kui ma oleksin ukrainlaste asemel, hoiaksin ma igatahes neil asjadel silma peal. Tõepoolest, nad teevadki seda, sest kõik need punktid, nagu näha, on ideaalselt kasutatavad selleks, et taas proovida midagi teha Ukraina põhjaosas. Aga kõik märgid, mida Lukašenka on selle aasta jooksul andnud, viitavad sellele, et ta ei taha lasta end kaasa tõmmata ja ei rohkem ega vähem, eriti kuna olukord halveneb. Ka sellepärast, et kui ta tõesti oleks pidanud sõtta astuma, siis ta oleks juba osalenud. Hea periood oli 2023, 24, 25. Ehk siis, kui Ukraina pealetung ebaõnnestus ja 2 aastat olid venelastel kõikidel rinnetel initsiatiiv. Kui see polnud kõige sobivam hetk, siis miks ta peaks nüüd sekkuma, kui olukord kindlasti pole just kõige roosilisem, ütleme nii. Teine asi on see, jah, mind ei huvita see üldse. Minu nõuanded oleksid võib-olla kasuks tulnud, arvestades 2023. aasta pealetungi. See ongi see, mida ma ütlesin. Nii et võib-olla on ajalugu näidanud, kellel oli teatud asjades õigus, seega ma ei jätaks nõuannete teemat nii kergelt kõrvale. Ja mitte sellepärast, et mina nii arvasin, vaid ka sellepärast, et seal oli ka Marko Mille ja paljud teised, kes mõtlesid samamoodi. Võib-olla oleks olnud parem seda mitte teha ja jääda kaitsesse. Tegelikult tundub mulle, et kaitsetaktika tasub end palju rohkem ära. Vähem kaotusi, vähem territooriumi kaotust, rohkem Vene kaotusi. Ja tegelikult on Ukraina strateegia muutunud. Ja kuidas see on muutunud? Nad ei püüa enam venelastega otse võidelda ega ürita tagasi võtta mõttetuid taktikalisi positsioone nagu varem. Nii tegi Sõrski Bahmuti külgedel, kui polnud mingit lootust seda ümber piirata, raisates mehi ja varustust, mis oleksid olnud kasulikud kaitseks. Nad muudavad sõjapidamise tüüpi. Nii et meil on sisuliselt venelased, kes peavad taktikalist lahingut, Kostjan Tõnivka. Lõppkokkuvõttes, isegi kui nad suudavad Kostjan Tõnivka vallutada, on see vaid kohalik operatiivne edu, taktikaline. Ukrainlased on sõja olemust täielikult muutnud. Nad peavad strateegilist sõda. See, mis toimub Krimmis ja Venemaal üldiselt rünnakutega, hiljem näeme ka mõningaid üksikuid flamingorühmi, aga eelkõige droonidega. See on strateegiline kampaania. Maapinnal on ukrainlased väga tagasihoidlikud. Ainult mõnes piirkonnas on nad aktiivsemad, sellest räägime hiljem, Kamjansk ja nii edasi. Aga üldiselt hoiavad nad positsioone samal ajal, kui viivad läbi oma strateegilist kampaaniat. See on tegur, mis on ukrainlastel praktiliselt alati puudunud. Nad ei olnud kunagi suutnud seda saavutada. Ja neil polnud ka lääne luba kasutada HIMARS-i. Natuke said kasutada Storm Shadow rakette, aga siiski need kogused, mis neile anti, poleks kunagi võimaldanud neil teha seda, mis praegu toimub. See ei ole kampaania, mis otseselt venelaste jõude nõrgestaks, välja arvatud umbes 500 veokit ja tsisternautot, mis hävitati Zaporižžja koridoris. See on kampaania, mille eesmärk on tekitada ebamugavust. Loomulikult on ka rahaline kahju, sest kui rafineerimistehadeid rünnatakse, aeglustub kõik, ka sõjaline pool. Aga venelased, kui kütust on vähe, suunavad lihtsalt olemasoleva kütuse sõjaliste vajaduste jaoks elanikkonna arvelt. Ja just see elanikkonna arvelt tegutsemine ongi otsustav tegur. Sest venelased olid suutnud seda teha, võttes inimesi vanglatest. Wagneri abil suurte rahaliste pakkumistega suutsid nad siiski inimesi värvata ilma. Välja arvatud esimesed 300 000 2022 aastal erakorraliste olukordade tõttu, et mitte panna sõja raskust venelastele. See, mida te näete, tõin mõned näited, kuid need on videod, mille venelased on ise spontaanselt teinud. Esimest korda hakkavad venelased mõistma, et see sõda ei ole selline nagu need sõjad, mida meiegi oleme kogenud. On olnud sõda Iraagis, Afganistanis, midagi kauget, erioperatsioon, mida viiakse läbi Ukrainas. Nad hakkavad tundma selle raskust oma igapäevaelus.
ja just see võibki Venemaad murendada ja eelkõige Putini otsustusvõimet mõjutada. Sest mida rohkem sõjatoetus sisemiselt õõnestatakse, seda vähem on tal võimalik korraldada mobilisatsioone või teha muid ühiskonda mõjutavaid samme. Nii et Vene taktika on üks, Ukraina strateegia on hoopis teine. Venelased on oma ootusi Donbassi küsimuses vähendanud. Jah, nii et teatud mõttes on see peaaegu rünnak, mis pigem õõnestab sisemist toetust, kui avaldab otsest sõjalist mõju. Ja see on huvitav lähenemine, sest kui te mäletate 7, 8, 9 kuud tagasi tegime otse ülekande Kapitiniga strateegilisest nullimisest. Aga kuidas on olukord maapinnal? Ukrainlased on selle omaks võtnud, see tähendab, et nad on lõpetanud katse midagi tagasi võtta ja keskenduvad rohkem venelaste peatamisele. Oma eesmärkide saavutamisest nii taktikalisel kui ka strateegilisel tasandil. Seda, mida me nüüd näeme, et toimub Krimmis, tuleb ühendada punktidega. Kui te mäletate, mitte väga ammu, võib-olla 1,5 kuud, 2 kuud tagasi tegin ma otse ülekande, mille nimi oli Karu pimedaks tegemine. Aga Karu pimedaks tegemine, see otseülekanne, mille ma tegin, kus ma rääkisin, kasutades mõningaid artikleid, mille ma ka allikatesse panin, rääkisin 8-9 kuud süstemaatilist Ukraina tööd, mille eesmärk oli vähendada Venemaa õhutõrje ja varajase hoiatuse võimekust. Rohkem vähem Hersoni, Zaporižžja ja Krimmi koridoris. See oli 2 kuud tagasi. Ja see oli töö, mis kestis ikkagi 7-8 kuud järjest. Kui see töö oli tehtud, hakkas esile kerkima see Krimmi kampaania. Seega sillad, siis elektrijaamad, võrgud, bensiin, ladustamispaigad ja nii edasi. Kui järele mõelda, siis venelased ei kasutanud sel hetkel Krimmi mingiks suuremaks logistiliseks baasiks, et korraldada mingeid erilisi rünnakuid. Tegelikult ei lähe Krimmis peaaegu midagi teele, et rünnata ukrainlasi Hersoni või Zaporižžja rindel, see pole isegi kõige lühem logistiline tee. Kui ma tahan varustada Kamjanske vägesid, siis ma ei lähe Krimmi kaudu. Ma lähen läbi Mariupoli, see on kiirem. Miks siis ukrainlased otsustasid siin isoleerida? Siin on 4 või 5 olulist tegurit. Esiteks, lähedus. Sellest ajast, kui ukrainlased hakkasid süstemaatiliselt hävitama Vene õhutõrjesüsteeme, logistilisi teid ja nii edasi, hakkasid nad huvitaval kombel kasutama ka lennukeid liupommide heitmiseks. Siis veel, neil päevil kaotasid ukrainlased 2 MiG-29, võib-olla isegi 3. Huvitaval kombel, kui me vaatame, kus need lennukid paiknevad, avastame, et ainus koht, kuhu nad saavad otsejoones pommitama lennata, kui vaadata, on enam-vähem Hersoni, Krimmi koridor ja nii edasi. Sest ukrainlased ei alusta ju Krimmi sissetungiga. See ei ole hetkel mõeldav. Aga nad isoleerivad Krimmi logistiliselt. Lisaks Vene sõjaliste võimete halvenemisele isoleerivad nad Krimmi ka elamiskõlblikkuse mõttes, ei rohkem ega vähem. Sest kui sa hävitad elektrivõrke, kütuselaosid, radarite süsteeme ja nii edasi, siis sa ei tee seda ainult sõjalisest vaatenurgast. Sa isoleerid seda logistiliselt ja muudab selle elamiskõlbmatuks. Siis näeme, on palju videoid venelastest, kes seisavad järjekorras Kertši sillal, 11 kilomeetrit järjekorda. Muidugi, see ei ole tagasiränne, nagu mõned X-is ütlevad, seal elab miljoneid inimesi. See, et 11 kilomeetrit autosid ei ole nii esinduslik, seal on ikkagi 50-80 000 inimest. Viimase 2 nädala jooksul. Tegelikult, kallis Alessandro, Krimmi tagasivõtmiseks ei ole vaja seda füüsiliselt sisse tungida. Kui sa muudaksid selle elamiskõlbmatuks, ei ole vaja jalga maha panna.
kas juhtub midagi seesmiselt või muutub olukord lihtsalt talumatuks? See ei ole esimene kord, kui ukrainlased suudavad midagi vallutada ilma seda tehniliselt ründamata. Kas te mäletate Hersonit? Kui Surovikin taandus teisele poole. Ukrainlased ei rünnanud Hersonit, ei muutnud seda linna lahinguks, mis oleks olnud äärmiselt kulukas nii neile, venelastele kui ka linnale. Nad isoleerisid selle. Nad isoleerisid selle, kui te mäletate, peate vaatama tõesti vanu otseülekandeid. Alustades Hersonist tugenemisega, kus ma ennustasin taganemist, hävitades kõik sillad ja ka pontoonid, mille venelased olid üles pannud. Näeme, et midagi sarnast toimub ka praegu. Pole juhus, et mõned sillad, mida ukrainlased on tabanud ja kahjustanud, eriti Tšonhari, Strilkovi jõlte juures. Venelased üritasid taas silla kõrvale pontooni silda ehitada ja ka need said pihta. Tekib olukord, mis on väga sarnane sellele, kui Hersoni piirkond isoleeriti. Muidugi palju suuremas ulatuses, sest Ukraina võimekus on oluliselt paranenud. Ja tol ajal sõltus peaaegu kogu Ukraina tegevus pontoonide Hersoni silla hävitamisel HIMARSide tegevusest. Ja kui te mäletate, kulutasid nad selle eesmärgi nimel tohutul hulgal HIMARSi laskemoona, nad suutsid seda hoida, kuid see polnud pikaajaliselt jätkusuutlik. Kas te mäletate, et oli inimesi tegid minu vastu isegi videoid, kui ma ütlesin, et HIMARSid on nagu placebo efekt, sest ma vaatasin Ameerika hanget ja ma nägin, kui palju neid aastas toodeti ning tegin hinnangu, kui palju ukrainlased oleksid võinud neid kasutada. Ja tuli välja tohutu, jätkusuutmatu arv. Ja tegelikult sellest ajast alates on neid kasutatud ainult väärtuslike sihtmärkide jaoks. Ehk siis palju harvemini lihtsalt see strateegia polnud jätkusuutlik, nii nagu mina sellest aru sain. Said sellest aru ka ukrainlased. Ja nüüd nad teevad enam-vähem sama strateegiat uuesti, aga seekord millegi jätkusuutlikuga, ehk siis kodumaal toodetud droonidega. Ja erinevalt HIMARSidest, mis sõltusid Ameerika Ühendriikide saadavusest ja hankest, võib see nüüd minna palju kaugemale. Ja seega muutub lugu selles mõttes päris palju. Teostatavus on siin järjepidevuse küsimus. Ukrainaste suurim probleem isegi 7, 8, 10 kuud tagasi, võite vaadata lühivideoid, mida ma lühivideos ütlesin, oli näeme, kas Ukraina kampaaniad toovad tulemusi, sest kõik sõltub järjepidevusest, millega nad suudavad neid ellu viia. Ja tol ajal, ehk siis viimase 1,5 aasta jooksul, oli 1 või 2 pikkune periood, mil nad ründasid, siis järgnes pausiperiood. Nüüd on sellest saanud aga pidev kampaania. See pidev kampaania tekitab Venemaale palju probleeme. Ja sellel on vähe pistmist, nagu näeme sellega, mis toimub Kostjantinivkas või otse Kupjanskis või lahinguväljal. See ongi nii, nagu peetaks 2 sõda 2 täiesti erineval tasandil. Et vastata Pietro Vedale jõuame selleni, miks venelased praegu nii palju kannatavad. See on osaliselt tingitud sellest, et ukrainlastel on tootmine, mis toimub osaliselt Euroopas või on igal pool laiali, kaasa arvatud Hiina kaup. Osaliselt ka sellepärast, et ukrainlased pärast 4 aastat Vene pommitamisi ei paku enam eriti palju väärtuslikke sihtmärke. Seega on ka Vene kampaaniate jaoks sihtmärkides puudus. Keda sa siis ründad? Ei ole nii, et seal oleks suured tehased, ega ukrainlased pole olnud rumalad ja koondanud droonide tootmist ühte kohta. Nad on selle jaganud paljudesse väikestesse laboratooriumitesse. Seega on see keeruline ja isegi kui mõni neist tabatakse, moodustab see tootmisest vaid murdosa. Erinevalt venelastest, nagu näeme, kellel on suured tootmisüksused, mis on aastakümnetega välja kujunenud. Kui sa tabad mõnda neist tootmistest, kaotavad nad suure osa oma toodangust. Seega see Ukraina strateegia, ma ei tea, kui palju see oli planeeritud ja kui palju tehtud hädaolukorras, sest oli vaja toota droone ka üksusena. Aga kindlasti ei anna see venelastele võimalust vastata
hävitades sihtmärke, mis moodustavad üsna olulise osa sellest tootmisest. Need on Vene sõjaväelased ja blogijad. Nad ütlevad, et kuna elektrit napib, siis pumbajaamad ei tööta ja seetõttu pole ka vett. Vett ajutiselt inimestele ei anta. Lisaks on ukrainlased tabanud ka pargasid, mis asuvad Kertši silla lähedal. Venelased, ütleme nii, ei julge transportida palju sõidukeid, eriti tsisternautosid, just nende pargastega, sest need on väga haavatavad. Vaatame ka teisi, ikka venelasi, need on kõik Vene sõjablogijad. Nad ütlevad, et logistiline olukord on halvenenud, puudub vesi, bensiin, elekter ja nii edasi, olukord hakkab muutuma väga raskeks. Sion. See on Krimmi oblasti Vene administraator, kes kuulutas välja eriolukorra, nii et see ei ole minu arvamus, et asjad ei lähe hästi. Ja tegelikult näeme, et venelased on hakanud palju järjekordi filmima, sest ilmselgelt anti prioriteet sõjalistele vajadustele. Ja sõjalised vajadused võtsid praktiliselt kõigilt bensiini ära. Arvestage, et kui ma ei eksi, siis praegu antakse inimese kohta 20 liitrit bensiini QR-koodi alusel. Nii et need, kes ei tundnud end piirkonnas turvaliselt, püüdsid venelaste juurde tagasi minna ja see ongi järjekordade põhjus. Nad lihtsalt ei usalda olukorda. need on kõik videod, mis on filmitud. Kes ilma nende postideta? Venelaste poolt filmitud videod, näeme, et ka Moskvas on natuke probleeme, seal on hakanud bensiininappust tekkima ja mitte ainult Moskvas, vaid paradoksaalsel kombel ka mõnes sisemaa piirkonnas. Näitan teile neid natuke, sest see näitab selgelt, et see ei ole üksik juhtum. Bensiinijaamade arv, mis on rivist väljas, sest bensiini lihtsalt ei ole, on tõesti suur. Need on venelaste poolt filmitud. Seega ei ole tegemist lääne propagandaga ega millegi taolisega. Need on venelaste endi poolt spontaanselt tehtud videod ja minu arvates on see täpselt see efekt, mida ukrainlased püüavad saavutada. Ehk siis ma läksin eile magama, inimesed siin on lihtsalt täiesti. Inimesed hakkavad tõesti kommenteerima ja kurtma. Eriti kui ukrainlased suudavad seda kampaaniat Krimmis jätkata. Sest need Vene omad olid natuke ebaregulaarsed. Seevastu see tundub olevat pidev ja väga tugev, eriti mitmel tasandil. Nad ei kahjusta ainult radarite süsteeme, lennundusasutusi, elektrijaamu, elektrilüliteid, neid asju siin, bensiiniladusid, sildu ja nii edasi. See toimub kõigil tasanditel ja see tekitab kriisi. Te peate ka mõistma, kui palju see mõjutab venelaste arusaama sõjast ja iseendast, kes peab end suurriigiks muide. Üks maailma suurimaid bensiinitootjaid ja gaasi. Need stseenid panevad inimestele vastutuse. Ja teiseks, kes vastutab? Ja just sellele minu arvates see kampaania kõige rohkem keskendub. sellele efektile siin, ehk siis näha. Teatud mõttes murda venelaste toetust sõjale endale, kuna Putin oma meelt ei muuda ja nad jätkavad survet maapinnal, ainus viis on õõnestada toetust sõjale endale või viia see Venemaa pinnale. Nii et nad hakkaksid mõistma, mida tähendab pidev sõda Ukrainaga. Aasta lõpp. Andrea Boninsenja, aasta lõpp pärast suve. Ja see ei ole vale strateegia, arvestades, et ausalt öeldes langeb nende tuumavastastega lahinguväljal umbes 80% Venemaa kätte, enam-vähem kindlalt, eks siis näeme. See kampaania on väga mõistlik.
see tegutsemisviis, mitte otse lahinguväljal võidelda, vaid mõrgestada Venemaad, sest ta ei suuda kõike kaitsta. Oide, ma ei tea. Kas ma olen? Kindel pean veel kontrollima. Tundub, et Putin lammutab mõningaid oma villasid. Satelliidipildid on olemas. Võib-olla selleks, et vältida ukrainlaste rünnakuid nendele villadele, mis oleks talle suur löök. Tundub, et Krimmis asuv villa, ma ei tea, ausalt öeldes ei ole mul olnud aega, nägin seda viimase 20 minuti jooksul. Kui see on tõsi, siis on väga huvitav, et nad lammutavad Vladimir Putini villasid Krimmis ja Musta mere ääres. Sest need võivad muutuda sihtmärgiks, aga kui sa need eemaldad, siis seda piinlikkust enam ei ole. Ja see on ka loogiline, sest me oleme näinud, kuidas tema Valdai residentsi ümber tuleb paigutada 20, 30, 40 õhutõrjesüsteemi. Praegu on Putini villa paremini kaitstud kui Sevastopol, mis pole eriti loogiline. Et kõik on Venemasse tehtud videod. Nagu näete, sellised olukordi on Josas ja mitte ainult, loomulikult ka Krimmis. Tegelikult See on venelase tehtud video, kus ta ütleb, siin oleme Moskvas, mitte Krimmis. Nii ütleb tema. Kui me oleme Moskvas, siis me ei ole Krimmis. Ja ka siin on probleeme ja järjekordi. Nii ütleb tema, need ei ole minu sõnad. Aga see annab natuke aimu probleemist, nagu ka üldise paanika probleemist, sest nad polnud harjunud selliste probleemidega. Heas või halvas, Putin oli kuni 4-5 kuud tagasi peaaegu suutnud venelastele sõda mitte tunda anda. See tekitabki selle efekti siin, kus nagu näete, on need tohutud järjekorrad. Need on suunatud Kertši silla poole, sest inimesed ütlevad, et kui sa annad mulle 20 liitrit bensiini, siis võib-olla on parem, kui ma lähen kohe ära, enne kui midagi juhtub või ma enam minna ei saa. Ja see tekitas omamoodi paanikaefekti. Teine strateegia on see, millest rääkisime ka eelmises otseülekandes. See tähendab, kas Putin vastab Ukraina rünnakutele mitte ainult Krimmis, vaid ka Moskvas ja nii edasi. On kasulik, et Vene vastus, ükskõik kui vägivaldne see ka poleks, toimuks just praegu. Mitte talvel, sest praegu suudaksid ukrainlased sellega kindlasti paremini toime tulla. Paljude analüütikute ja ka paljude Ukraina kontaktide arvates oleks veel üks Vene kampaania Ukraina energiasüsteemi vastu. Talvel, eriti kui järgmine talv tuleks külm, ei oleks see väga hallatav. Seega on peaaegu kasulik õhutada Putinit praegu vastama, kasutades ära Vene rahulolematust, mis nõuab vastust. Ja seega, et mitte nõrk välja näha, peab ta vastama. See on ukrainlaste jaoks mõistlik. Sa pead mulle rakette tulistama. Teeme nii, et praegu, mitte jaanuaris. Ja paradoksaalselt, kuna ma loon sulle olukordi, kus sa oled sunnitud jõudu näitama, ja sinu omad vihastavad ning sunnivad sind vastama, see asi töötab nende jaoks praegu. Huvitav on see, et samal ajal kui Vene võimud ütlevad, et ärge tehke videoid ja nii edasi, märkame, et paljud Vene kodanikud teevad spontaanselt selliseid videoid. Ta ütleb, et bensiinipuuduse tõttu on ka tööstused seisma jäänud. On toimunud suur vähenemine. Inimestes. Sest on näha, et nad lahkuvad. Ja tema ütleb, mida peaks see rahvas tegema. Sest on ka see probleem, et kuna nad elavad palgast palgani, siis kui sul äkki pole bensiini, et tööle minna või koht, kus sa töötad, ei tegutse, jääb see rahvas palgata. Seega tuleb probleeme alati tasandada, ütleme nii, mitmekihilise mõtlemisega. See pole ainult see, et bensiini pole ja see on probleem.
on ka majanduslikud probleemid üksiku kodaniku jaoks. paljud videod, mida olen näinud, näiteks näitavad pooltühje tänavaid. Ja muide, see strateegia ajab inimesi veel rohkem vihale. Miks? Sest ainsad, kes autodega ringi sõidavad, on kas sõjaväelased või ametnikud. Ja ma olen juba näinud mõnda videot peale mõne kakluse bensiinijaamades. Olen juba näinud mõnda videot venelastest, kes hakkavad ütlema, vaata seda, aga ametnikul on bensiin olemas. ja need asjad küpsevad, hakkavad probleeme tekitama. Seda tüüpi arutluskäik. Need videod on venelaste poolt spontaanselt tehtud. Neid leiate X-ist väga palju ja kõik räägivad enam-vähem samast asjast. Esiteks, neil on hirm. Teiseks, kuidas me sellesse olukorda sattusime. Ja kolmandaks, mida teha. Ja minu arvates on see täpselt see koht, kuhu ukrainlased neid tahavad. Nad tahavad neid täpselt sellesse olukorda, kus rahvas ise ütleb, aitab sellest sõjast. Sest ma usun, et need inimesed on valmis taluma aasta või 2 selliseid rünnakuid ja oma ühiskonna allakäiku. Nagu näete, on kõik seisma jäänud, ükski auto ei liigu. See ei ole subtiitritega video, aga põhimõtteliselt ütleb proua, kuidas me sellesse olukorda sattusime. Ükski auto ei sõida, pole bensiini, pole elektrit, pole internetti. Tööd ei ole, sest keegi ei liigu, keegi ei saa midagi teha. See sõja mõju, mis jõuab Venemaale, antud juhul peamiselt Krimmi ja natuke ka Moskvasse, hakkab juba tulemusi andma. Ja see on ukrainlaste jaoks strateegia. Tõenäoliselt kõige targem strateegia, sest see tõenäoliselt vähendab nende maapealset lahingukontakti ja võib hoopis pikas perspektiivis suuri tulemusi anda. Muide, kui teeme kampaania enda kohta põhjalikum analüüsi, märkame mustrit. See tähendab, et ukrainlased on aja jooksul suutnud tabada palju sügavamale. Siin on tabatud sihtmärkide kaugus kilomeetrites. Kui süsteem on täiesti hall, tähendab see, et see ei tooda midagi, sest on täielikult kahjustatud. Kui riba on aga osaliselt valge, tähendab see, et see on osaliselt kahjustatud. Selles nimekirjas kõige suuremates, mis need on 2025. Venemaa bensiini rafineerimistehastest või tootmiskeskustest on praktiliselt ainult 5 või 6, mida pole tabatud. Sealhulgas Omski rafineerimistehas, mis asub aga 2243 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Kasahstani kohal. Ja see on siiski üks neist, mis toodab kõige rohkem. See tähendab, et Omski rafineerimistehas on väärt sama palju kui 4 või 15 rafineerimistehast. Ja see on oluline sõlmpunkt. Samuti ka see, kus see kaardil asub. See kurnav kampaania on märkimisväärse kaaluga. Et teile aimu anda, Omsk peaks olema siin. Et anda aimu, siin on Kasahstan. Nüüd on ukrainlased tabanud kõiki neid, mis on punaste täppidega ja kahjustanud mõnda neist, mis on kollaste täppidega. Ja kui näete, Omsk, mis on üks tähtsamaid, jääb Ukraina tegevusraadiusest välja, kuid see raadius suureneb. Ja eriti just selles piirkonnas siin, ehk siis tumedamas vööndis, on ukrainlased sooritanud kuni 4 korduvat rünnakut mõnele rafineerimistehasele. Nii et nagu näeme, hakkab see juba olema. Need on väga kaugel, siin oleme peaaegu Kamtšatkal, et anda aimu, mis on Divostok. Need on ukrainlaste jaoks väga kättesaamatud, aga asjad muutuvad kiiresti. Minu arvates jõuavad nad varem või hiljem rünnata ka Omskit. Ja Omsk on venelaste jaoks tõesti oluline.
tuleb märkida, et samal ajal, kui see kõik toimub, viivad ukrainlased paralleelselt läbi ka teisi kampaaniaid. Need on näiteks satelliidipildid ummikutest, nagu näete, mis suunduvad Kertši sillale. Need on viimased pildid, mis näitavad just need tohutuid järjekordi, umbes 11 kilomeetrit ummikut. See oli 3 päeva tagasi, et anda aimu olukorrast. Näeme ka, et kuigi flamingot on väga palju mainitud, on seda tegelikult väga vähe kasutatud. Kui vaatame andmeid, aga see ei ole ainult minu arvamus. Seda ütlevad ka mõned Ukraina parlamendi liikmed. Kindlasti olid ukrainlased flamingo väljakuulutamisel väga triumfeerivad. Mis see siis oli? Eelmisel aastal augustis, septembris, oktoobris kuulutati välja 100 raketi tootmine, 80-106. Teeme natuke arvutusi. Alates eelmise aasta augustist kuni tänaseni peaks neid olema umbes 1200. Tegelikult on nende arv väike, üle loetud. Aga on märgata, minu arvates on märgata väga huvitavaid muutusi, sest kui me vaatame eriti viimaseid tegevusi, siis alguses oli selge, et nende juhtimissüsteem polnud just parim. Venelaste poolt oli tõrjemäär väga kõrge, tegelikult registreeriti väga vähe tabamusi. Seda ei ütle mina, see on 9. juuni artikkel, kus intervjueeritav on Ukraina parlamendi liige, kes ütleb, flamingo rakette kasutatakse harva ja vähese eduga hoolimata agressiivsest reklaamist. Nii ütleb üks saadik, Ukraina saadik. Tal on selles osas omajagu õigus, kui vaatame lõpuks kasutusandmeid, siis need pole kindlasti parimad. Eriti just 2026 aastal ei olnud kasutus eriti suur. See on artikkel, mis on tehtud Ukraina saidil, Ukraina ja nii edasi, nii et ärge öelge, et mul on mingi eelarvamus ukrainlaste suhtes selle asja puhul. Aga võrreldes sellega, mis viimastel aegadel juhtus, oleme märganud paari asja. Esiteks, kõik rünnakud on toimunud mööda jõgede joont. Miks mööda jõgede joont? Sest suure tõenäosusega ei ole ukrainlaste kasutataval juhtimissüsteemil Venemaa topograafiat sees. Geovaatenurgast ei saa nad seetõttu eriti palju ära kasutada. Sest ameeriklased ei andnud neile sellist tuge. See on põhimõtteliselt segu navigatsioonisüsteemist ja telekommunikatsioonist, sest tõenäoliselt neil ei ole selliseid oskusi nagu ameeriklastel, kes saavad tänu ülimalt täpsetele kaartidele maastikku ära kasutada. Nii et kõik Ukraina rünnakud ongi just läbi viidud jõgesid ära kasutades. Kuid viimastes asjades on siiski üks erinevus. See on nende rünnakute arv, mis on ukrainlaste poolt kinnitatud ja avatud allikate poolt kinnitatud. Esimene lask, 2 peeti kinni. Need jõudsid enam-vähem sihtmärgi piirkonda, kuid ei tabanud sihtmärki. Teine lask, 4 lasku. Kõik tulistati alla. Nagu näete, on algne muster väga negatiivne. Kas nad ei tabanud sihtmärki või tulistati nad alla? Siis järsku, ja me räägime juhuslikult viimastest 1, 2, 3, 4, viimane rünnak, mis toimus eile, ei ole siin. Hakatakse nägema esimesi tabamusi ja isegi viimasest 5 rünnakust 3 tabasid märki. Pange tähele täielikku erinevust viimase ja esimeste vahel. Esimesed 4 viset on praktiliselt täielik läbikukkumine. Kas kõik peeti kinni või ei tabanud ükski märki? Viimasel korral aga 3 tabamust, 2 peeti kinni. See on sellepärast, et midagi on muutunud. Ja see, mis on muutunud, on see, et nad alustasid sisemiselt välja töötatud hübriidjuhtimissüsteemiga ja mis kõige tähtsam, nad hakkasid ära kasutama maastikku. Esimest korda hakkame nägema flamingosid.
Nad ei jälgi enam ainult jõejoont, vaid ka maapinna kõrgusi, kui nad on kord juba välja tulnud. Üks asi on kampaaniad droonidega, hoopis teine asi on see, kui ukrainlased toovad mängu ka oma raketid. See Flamingo versioon ei ole see, mida te eelmisel aastal augustis nägite. Ütlesin teile, et see, mida nad näitasid, oli natuke jama. Need on uuendatud versioonid, sest see oli katsemudel. Lisaks on see FP5. Nad arendavad FP7, mis peaks olema veel parem versioon, kiirem, suurema tegevusraadiusega ja suurema hävitusvõimega. Tegelikult olid need. Mina ei ütle seda, vabandust, Eugenio, vaata arvamusartikleid, see ei ole lihtsalt arvamus. Need on andmed, pidage meeles, et need andmed on eelmise aasta oktoobrist-novembrist kuni umbes 3 kuud tagasi. Need olid täielik läbikukkumine, aga ma ütlesin, olge ettevaatlikud, ärge hinnake Flamingot selle põhjal, mida nad augustis näitasid. ja nii edasi, sest see on pigem reklaamitrikk. Need on katsetused, vaadake seda, mida nad hakkavad üles taha ehitama, sest nad olid juba aru saanud, et need mudelid polnud eriti head. Ja jõudlus hakkab üsna palju muutuma. Ja pidage meeles, et numbrid on väga madalad, tootmist on nad ülehinnanud. Sest hoolimata selgelt paranenud jõudlusest jäävad numbrid siiski madalaks, väga madalaks. Videodest kõrvale jättes, kui vaatame edasi, on veel üks huvitav asi. 3, mis satelliidipiltide järgi läbi läksid, tabasid täpselt 3 angaarit. Seega 3 läksid läbi, 2 peeti kinni, kõik 3 tabasid täpselt märki. See on hoopis midagi muud võrreldes sellega, mis varem juhtus, kui need enam-vähem lihtsalt piirkonda jõudsid. Ja kõige tähtsam on see, et nad järgivad maastikumustrit, lisaks ka jõe oma, nii et areng on toimunud ka liikumises nende teekonna punktides. Ja nad on hakanud lööke andma üsna sügavale. See on 500 kilomeetrit, muidugi ei ole see need 2000 kilomeetrit, mida nad loo alguses väitsid, aga see on oluline tehas. Aga mis tehas see on? See on Titan Barricade. Tootmisnumber 27 kaitserajatis. Mida see toodab? Iskander M. Ballistilisi rakette ja muud olulist komponenti Venemaa raketikampaaniate jaoks. Ja nagu näete, erinevalt ukrainlastest, kes toodavad Flamingosid, palju väiksemaid droone, on need suured. Need on suured rajatised. Seega oli strateegilise kampaania läbiviimise erinevus alguses see, et ukrainlastel polnud midagi. Nüüd hakkab neil midagi tekkima. Venelastel on raske kaitsta kõiki neid suuri rajatisi üle kogu Venemaa. Ja eriti siis, kui ukrainlastel õnnestub midagi tabada, tekitavad nad tohutut kahju. Just nimelt selle kontsentratsiooni tõttu on sellel mõte. Logistiliselt on neil lihtsam toota megastruktuurides, kus logistika on väga lühike. Probleem on selles, et kui vastane hakkab arendama võimet sind tabada, siis kui tabad sellise tehase 3 angaari, peatad sisuliselt kogu tootmise. See probleem on ausalt öeldes ka ameeriklastele. Ning ka neil on suured tootmiskompleksid, mis tabamuse korral oleksid tõsistes raskustes tootmise taastamisega. Seega ei ole neid lihtne kinni püüda, eriti kui nad liiguvad mööda kindlat marsruuti või teed, mis ei tähenda ainult jõe järgimist. See on ka marsruut, mida on välditud ja siin on ilmselt liiga palju tegureid mängus. Mis rolli mängib siin uurimistöö, luure, ka EDLI radarite süsteemid, hoiatus? Need enam-vähem Osinti andmetega. See on see, mida mõned Osinti uurijad on suutnud rekonstrueerida. 5 Flamingo teekond, kes läksid ründama seda Vene raketitootmiskeskust. Nagu näete, järgivad nad jõge nii kaua kui saavad.
Sest jõgi, kui õnnestub vasakul ja paremal, võimandab sul varjuda ja siis äkki tulevad nad välja. Jõgi saab seda teha, lihtne ja loogiline, sest nad järgivad põhimõtteliselt sama teed, mida nad jõel läbisid. Nad tulid sisse, kasutades ära seda joont, õnnestus, et jõuda millegi väga erinevani. Kas neil õnnestub see uuesti üles leida? Tavaliselt lahkusid nad jõe kasutusalast ja sihtmärk oli seal lähedal. Nad ei pidanud nii kaugele minema. Ja see on juba midagi erinevat. See näitab, et nad ühendavad erinevaid lähenemisviise. See areng hakkab venelaste jaoks probleemseks muutuma, rünnakute juhtimine igal pool. Ja, eks me näeme, ma panin allikatesse ka praktiliselt rekonstruktsiooni sellest, mis juhtus. See rünnak Volgogradile on hiljutine, see oli alles mõni päev tagasi, kuid nad ründasid ka satelliitside keskust. Võib-olla sellest räägiti vähe, aga see toimus samal ajal, kui Moskva ümber toimuv kogu selle segaduse keskel. Mizervisiooni satelliidipildid kinnitavad, et on ehitatud 2 satelliitside keskust. Venelastel on üks neist. Ja teine on Dubna oma, kuid ütlen teile nende levitatud videod. On väga kahtlased. Satelliidipildid, ütleme nii, räägivad meile palju rohkem. Et anda aimu, need on Vladimiri kosmosesidekeskuse satelliidipildid. Ja kahjustusi saab kinnitada. Vaadake, kus see asub, see on kaitserõngast väljas, nagu näha. Ja teine on Dubna keskus. Dubna kohta, kus mõned sellised pildid ringlevad. Näitavad seda tulekahju ja nii edasi, väga kahtlased pildid, sest kui vaatame satelliidipilte rajatisest, kuid see, et midagi tabati, on täiesti tõsi. Miks? Ka venelaste poolt avaldatud videod, mis siiski ei näita rajatist, vaid piirkonnas tehtud videod, näitavad siiski musta suitsu just selles suunas. See on video, mille venelased on selles piirkonnas avaldanud. Huvitav on märkida, et seal on 2 Vene kosmosekommunikatsioonikeskust, seega satelliitühendused ja muud sellised asjad. Need on satelliidipildid, mis kinnitavad, et rajatised sai pihta. Kui te märkate, siis need rajatised ei ole samad, mis videos. Need ei ole väga seotud, aga need sai siiski pihta. Seega, kõige selle keskel, mida oleme näinud Moskva rünnaku kohta, olid ka palju tundlikumad sihtmärgid, nagu need siin, mis olid ukrainlaste jaoks olulisemad ja väärtuslikumad. Teine asi on see, et kui ma varem enam-vähem jälgisin Ukraina rünnakuid, siis need oli umbes kord nädalas või kord 2 nädala jooksul. Ainult juunikuu jooksul ründasid ukrainlased Moskvat 3 või 4 korda. 2 satelliitside keskust, kogu Krimm, sillad ja nii edasi, rakettide tootmiskeskus. Skandaalid Volgogradis 27. kuupäeval. Kütuselao Krasnodari, Krais 25. juunil, 23. juunil Kertšoili terminal ja kogu selle kompleks. See tähendab, et saate aru, et sagedus muutub iga 2 päevaga järjest tihedamaks. Aitäh! Ja see tähendab hoopis teistsugust võimekust kui see, mida oleme näinud. Ning see on võimekus, mis kasvab väga kiiresti. Nii et see, mida me praegu näeme, pole midagi võrreldes sellega, mida nad võivad järgmiste kuude jooksul saavutada. See on tootmiskeskus, testterminal Kertši silla lähedal. Kuidas te kodus näete? Nad kinnitavad, et seal on suur jõud, soojus. Venelaste tehtud faktid kinnitavad, et nagu näha, midagi põleb. Ja need on vaid mõned rünnakutes, panin teile kogu nimekirja alla, aga seal on ka Novorossijsk 8. juunil, Peterburi 3. juunil,
liutdroonid, mis suutsid jõuda Suribinskisse Jaroslavli piirkonda, Jaroslav 1500 kilomeetri sügavusele. Neid hakkab tõesti väga palju olema äärmiselt korrapärase sagedusega. Riski, et venelased kasutavad häid minuteid taktika jaoks, aga milleks nad neid kasutavad? Konstantinivkas. Eskalatsioon on midagi, mis on venelastele selles mõttes kasulik. Taktikalised pommid võiksid lihtsalt kaasata ülejäänud lääneriigid. Üks hetk. Jah, sina ka. Ma mõtlen tula kohta. Asjadest, mida sel kuul on tabatud. Et anda aimu, viimase 40 päeva jooksul on ukrainlased tabanud rohkem sihtmärke kui viimase 6 kuu jooksul. Ja kus veel? Moskva, Peterburi, Sevastopol. See tähendab, et me räägime rünnakust, mis toimub natuke igal pool, natuke hajutatult ja eelkõige erinevate meetoditega. keskmise tegevusraadiusega droonid, Liudka Krimmis, kaugmaa droonid. Mis puudutab Venemaa sisemust, siis mõned Flamingo droonid, 10 droonid. See näiteks on Suribinskis, Jaroslavi oblastis, väga sügaval Venemaal. Fra. Tõepoolest, nagu näete, lendab seal palju kommentaare venelastelt, kes küsivad, aga kus on õhutõrje? Sest see asi filmiti üles, kuidas see liigub rahulikult ilma suuremate probleemideta. Isegi rohkem kui üks jõuab kohale, nii et see, mida te kuulete, on käsitulirelvade tuli. See ei ole eriti tugev kaitse, nii et see asi muutub järjest metoodilisemaks ja sellest saab suur. Peavalu venelastele selle asjaga tegelemisel, see oli suutnud tabada väga sügavalt ja rohkem kui ühte. Tere hommikust! Nii et Ukraina strateegial, nagu näeme, pole peaaegu mingit seost sellega, mis maapinnal toimub. Nad lihtsalt takistavad neid. Tuleb märkida, et loomulikult venelased ei jää lihtsalt pealtvaatajaks, täpselt nagu ukrainlasedki. Nad on süsteeme kahjustanud, nad on hakanud ründama peaaegu igal pool. Ja nad on hakanud oma lennukitega lähenema ning alustanud esimesi missioone liukpommidega. Ja me näeme, selle kohta on tõendeid. Nad avastasid mõned Ukraina MiG-29, mis asusid baasis, mis on enam-vähem Rumeeniast põhja pool, et anda aimu. Ja nagu näeme MiG-29, mis kindlasti tabati, siin on 3 juhtumit, see MiG-29. Nagu näete, on see täielikult relvastatud, näete allpool relvastust, seega oli see relvastatud ja toodi, nagu näete, rajale, usun, automaatse käruga. Rääkisin ühest neist, mille poolakad olid andnud. Tõenäoliselt avastavad selle venelased, nagu näha, nad tabavad seda. Veel üks. 91% tõenäosusega tabati seespool, teises angaaris. Nagu näete, kipuvad ukrainlased neid angaaridesse peitma. Kindlustatud ja nii edasi, seega venelased tabasid nad siin. Ja veel üks, mille Ukraina relvajõud kinnitasid, tulistati alla Vene hävitaja poolt. Võib-olla tulid nad veel liiga vara välja. Võib-olla oli see test, et näha, millised oleksid venelaste avastamis- ja reageerimisvõimed. See on see, mida tabatakse angaari sees. Mida need olid teinud? Ukraina lennukid olid hakanud tegutsema samal ajal. See on su 35 raport, mis tulistas alla MiG-29, ma kordan teile, kinnitatud Ukraina õhujõudude poolt. MiG-29 allatulistamise kohta. Ukrainlased olid hakanud ründama mõningaid Vene maapealseid positsioone, nad olid hakanud välja tulema, nägin videot paar päeva tagasi, 22. või 23. kuupäeval. See on MiG-29, mis kasutab praktiliselt Prantsuse ASM 250 hammerpomme.
et tabada mõningaid Vene positsioone, nagu näha, olid need tuvastatud. kas te mäletate, 2-3 kuud tagasi ma ütlesin teile, et nad hakkavad degradeeruma? ja siis enne nägime Ukraina tegevusi liukpommidega või ameeriklaste või prantslaste antud pommidega. Mõne päeva jooksul hakkasid ukrainlased tegema selliseid väljalende, nagu näha on. ja siis venelased tuvastasid praktiliselt, kust need missioonid olid alanud ja lõid sinna. Aga see näitab juba, kui palju olukord on halvenenud. Millal te viimati kuulsite, et ukrainlased teevad lennumissioone, et pommitada Vene positsioone, näiteks mais? Jumal hoidku, see lõppes halvasti. Nad avastati, 1 lasti õhus alla ja 2 maapinnal. Aga see on juba midagi muud. Juba on näha ukrainlaste poolt mõeldamatut aktiivsust. Aasta tagasi kõik need asjad tuleb omavahel seostada. Siin muide on näha venelasi, kes põgenevad positsioonilt. Nii et nad teadsid, et kohe tuleb midagi peale. Räägitud, ta ei tabanud teda isegi otseselt, ausalt öeldes, Ukraina piloot. Nii et kuidas me näeme? Seoseid on palju. Neid on tõesti palju ja need ei ole kindlasti seotud sellega, mis toimub rindel. Nüüd näeme ka seda, mis toimub maapinnal. Ja maapinnal on olukord väga erinev. See tähendab, et venelased peavad teistsugust sõda, mis praktiliselt ei ole kuidagi seotud selle kampaaniaga, mida ukrainlased läbi viivad. Venelaste idee on alati sama. Jätkata maa-ala näksimist. Natuke maad siit ja sealt kogu Ukraina piiri ulatuses. Siin oleme su mõõ paremal pool. Et anda aimu, on venelased viimasel ajal hakanud taas sellist territooriumi hammustama, et luua puhvertsoon, aga väga suurt aktiivsust ei ole. Kõige olulisem küsimus on Limani oma ja ma tahan seda öelda, sest see on tähtis. Kui te vaatate minu kaarti ja näete, et erinevalt kaartidest, mis paigutasid venelased juba Limani sisse, venelased on juba siia sisse jõudnud. Nad on teisel pool, nad on raudtee juures ja nii edasi. Teabke, miks on see mänguke, kus põhimõtteliselt kõik erinevad kaardistajad, kui nad näevad 2 venelase geolokatsiooni, hakkavad kohe territooriumi jagama. Aga mis juhtub siis, kui asjad ei osutu selliseks, nagu nad paistavad? Ja see on huvitav asi. Nad mõtlesid välja Ukraina vastu rünnakud Limani sees ja nii edasi, mida tegelikult ei olnud. Mida tegelikult ei olnud, need olid väikesed sissetungid, et õigustada seda, et nad olid kogu selle ala juba neile omistanud ja seetõttu peavad nad nüüd oma väiteid tagasi võtma. Mina eelistan aga oodata. Ja tegelikult panimegi ainult sissetungide kihi oma kaardile. Kuidas sa saad nii öelda, Mirko? Sest need on Vene pommitamised Ukraina positsioonide pihta. Kui nad pommitavad ukrainlasi siin ja siin, mis on sisuliselt linnaala piirid, mis on määratletud, on natuke raske uskuda, et venelased oleksid nende samade Ukraina positsioonide taga, mida nad pommitavad, eks. Kas me suudame 2 kokku liita? Ja naljakas on see, et venelaste saadetud videod on samad videod, mis levivad Vene Telegrami kogukondades. Nii et pole vaja geeniust, et aru saada, kui sa pommitad siin Ukraina positsioone, siis järgmine kord siin sa siin enam ei ole. Sest see pole mõistlik, välja arvatud juhul, kui nad tahavad riskida omade pihta laskmisega. Siis ma tõstan käed üles. Aga ütleme nii, et loogika ütleb meile ja ta ütles meile neil nädalatel, et tegelikult venelased ei olnud eriti suutnud Limani linnastusse sisse tungida. Ja, et need olid natuke jamad jutud. Tõepoolest, praegune olukord on selline, et jah, venelased jätkavad Limani sisse imbudes, kuid nad ei ole linnas ühtegi püsivat positsiooni sisse seadnud.
see on erinev lugu võrreldes Kostjantinivkaga. Näeme, Kostjantinivka ajate Limani asjad segamini, nagu näeme, jääb see ainult jutuks. Viimasel ajal on ukrainlased samuti vasturünnakuid tegemas Jampili piirkonnas. Mäletate, et nad ründavad Limani külge koos Azovi üksusega ja püüavad samuti õõnestada venelaste positsiooni Jampilis. Loomulikult nad proovivad, see on paradoks. Kujutage ette lõugu. Siin on venelased, kes nagu suu püüavad neelata. Näete Limanit ja külgedel on ukrainlased, kes üritavad teha sama asja. Vene välja ulatuval osal Jampili ja Zarišne piirkonnas muidugi mitte eriti suurte tulemustega. Ausalt öeldes nad närivad, ütleme nii, väikest territooriumi osa, nagu näha on. Aitäh! Lükates venelasi rohkem tagasi ja taastades seega, ütleme nii, logistika Limani taga, kuid ma kinnitan teile, et venelased ei ole nagu, ma ei tea miks. Mõned kaardid näitavad, et 80-90% Limanist on vallutatud, sealhulgas sõjaväelane Samari. Tegelikult ei ole selle kohta absoluutselt mingit tõendeid. Mingit konsolideerumist venelaste poolt Limani sees. Lihtsalt pidevalt toimuvad reidid. Mis puudutab lõunapoolsemat piirkonda, siis seda, mis jääb Siverski poole. Siin jätkavad venelased maa hõivamist Mikolaivka suunas, kuid samal ajal kaotavad nad territooriumi põhja pool Dibrova ja Jampili suunas. Teissugune olukord on aga Kostjantinivkast lõuna pool. Siin nagu näeme, hõivavad venelased aeglaselt Fjodorivka, Dibrova ja Nikiforivka kõrgendikke. Pane tähele, et siin oleme juba Kostjantinivkast kaugel tagapool ja hakkame nägema Slavjanskit, mis on drooni ulatuses, ärgem petkem end. Tundub, et ta on valgevenelane, sinu arvamus. Ütleme nii, et ma jälgisin teda, aga siis lõpetasin. Ma ütlen sulle ainult seda, et ta hoidis palju rohkem distantsi, võib-olla edu tõttu. Võib-olla ta vaatas, mis protsenti ja mis rahvusest inimesed teda jälgivad, hakkas tegema rohkem sisu nende jaoks, kes teda jälgivad. Varem oli ta paradoksaalsel kombel, kuigi ta oli valgevenelane, palju objektiivsem, jah. Ütleme nii, Kostjantinivka on erinev. Kostjantinivka puhul on umbes 80% territooriumist, ütleme, venelaste käes. Venelaste viimased geolokatsioonid on palju põhja pool Kostjantinivkast, viimases 2 sektoris. Ja me teame kindlasti, et linna külgedel on venelased oma positsioone kindlustanud, eriti keskmises vööndis. See on siiski veel vaidlusalune, ütlen teile seda täiesti ausalt. Täna rääkisin telefonis Playfraga, kes omakorda rääkis mõne kontaktiga, kes võitlevad selles piirkonnas. Ja kõik ütlesid meile, et olukord on lootusetu ja nad teavad väga hästi, et nad ei suuda linna hoida. Nad teavad seda väga hästi. Nii et propagandast hoolimata, kas see langeb täna, homme või midagi sellist? Vähemalt need, kellega meie rääkisime, on täiesti teadlikud, et olukord on rikutud ja seda ei ole võimalik taastada. Välja arvatud juhul, kui ülevalt poolt tehakse otsus saata, ma ei tea, Latso või kes teab, kui palju pataljone ja nii edasi. Aga see on juba pöördumatult rikutud. Eriti kuna venelased on suutnud vallutada raudtee lähedal asuva piirkonna, kogu ala Kostjantinivka vasakul pool ja nüüd on nad juba külgedel kanda kinnitanud. Lisaks on linn enam-vähem pooleks jagatud. Jõgi jagab linna, nii et kui venelased jõudsid jõeni ja linna keskossa, siis Ukraina jalaväel on väga raske seda tagasi vallutada. Ja see ongi kõige keerulisem osa. Nii et paratamatult natuke nagu Pahmutis juhtus, kui mäletate. Venelased jõudsid raudteeni ja Pahmutit Seajõeni, kui ma õigesti mäletan, mis jagas linna 2. Siis muutus nende väljatõrjumine väga raskeks, nende uuesti välja ajamine ja ausalt öeldes neil ei ole selleks inimressurssi.
oleks liiga kulukas teha sama, mida venelased teevad, ehk puhastada hooneid ükshaaval. Seega praegu on olukord enam-vähem selline. Kindlasti on venelased kindlustanud Ivanot, Piljat, Perestokit, Ilinivkat. Nad on jõudnud jõejooneni poolel teel Kostjantinivkasse. Ukrainlased kasutavad seda linnaosa endiselt, et proovida vasturünnakut teha. Ja teisest küljest teame vähemalt seda, et linna parem pool ja idapoolne külg peavad kõige rohkem vastu. Miks ikkagi see sisemine jagunemine koos Grõvi Toretsiga? Ta oli peaaegu selja taha jätnud Ukraina kaitsjad, kes pidid valima, kas taanduda põhja poole või taanduda teisele poole. Nagu näha, on olukord äärmiselt ebakindel. See on ainult aja küsimus. Muide, tundub, et venelased, olenevalt päevast, kontrollivad nii venelased kui ka ukrainlased. Tulemused on näha, et tegemist on väikese külakesega Kostjantinivka kirde osas. Seega suure tõenäosusega, mis me siis oleme? 27 juuni-juuli jooksul kindlasti juhtub Kostjantinivkas midagi või jääb see sümboolselt 5% ulatuses. Ukraina käes või mingi muu jama taoline. Seal saab jätkuvalt öelda, et seda pole vallutatud, aga pange sellele rist peale, see on läbi. Kostjantinivka on sisuliselt kaotatud, teeme laiemat juttu Donbassi kohta, nimelt kaitsevööndist, mis ongi venelaste eesmärk, ei rohkem ega vähem, jõuda Kramatorski ja Slovjanskini. Paar strateegilist tähelepanekut. Esiteks, rinne on palju kitsam. Lõppkokkuvõttes keskendub suurem osa Vene pealetungi tegevusest sisuliselt väikesele rindelõigule, mis ulatub Limanis Kostjantinivkani. See muudab Vene tegevuse äärmiselt etteaimatavaks. See ongi see rinne, kus venelased tegutsevad. Et anda aimu, tegemist on väga kitsaste rindeveikudega. See tähendab, et Ukrainal on paar eelist. Esiteks teavad nad, kus oma reserve hoida, sest eesmärk on ilmne ja lähenemisteed samuti. Teiseks, kuna rinne on palju kitsam, saavad nad sisemisi liine pidi palju kiiremini liikuda kui venelased. Kolmandaks saavad nad seda rinnet rahulikult kontrolli all hoida. Isegi kui nad kaotavad veel pikka aega territooriumi, samal ajal kui nad viivad oma kampaaniat läbi. Püüame nüüd olla objektiivsed. Kostjantinivka kaotus on venelaste jaoks operatiivne edu, kuid selleks, et jõuda Kramatorski ja Slovjanskini, on vaja veel mitmeid olulisi samme. Vene tegevus on selge ja etteaimatav. Ja mida rohkem lahinguväli kitseneb, seda vähem loeb arvuline ülekaal, täpselt nagu termopüülides, ja seda rohkem surutakse nurka. Kramatorski ja Slovjanski ümbruses ning eriti linnakeskkonnas muutub arvuline ülekaal vähem oluliseks, mis tähendab, et olukord on rohkem kaitsjate kasuks. Ka sellepärast, et kui oli üks tegur, mis destabiliseeris ukrainlasi aastatel 2024-2025, siis oli see, et venelastel olid kõik rindelõigud aktiivsed. Ja ukrainlased, kas te mäletate, pidid tegutsema nagu tuletõrjujad, saates üksusi Sumõsse, üksusi Kupjanski ja nii edasi. See, millega nad hakkama ei saanud, oli see, et nad olid stressis. See olukord on ukrainlaste jaoks palju paremini hallatav, kuna tegemist on kitsama kaitsepositsiooniga rindega. Ja mis kõige tähtsam, sa tead täpselt, mida venelased tahavad teha järgmise aasta või 2 jooksul. Seega väike operatiivne edu venelastele, mis annab neile taktikalise eelise, kui ainult selles väikeses sektoris, kus see lahing toimub. Ja arvestage, et Kostjantinivka on väiksem kui Olekševo, Droživka ja Droživka agglomeratsioon. Droživka, kui see polegi eriti suur. Jah, see võib olla huvitav poliitiline tegur. Kostjantinivka langemist võiksid nad esitleda kui edu ja moraali tõstmist, aga küsimus on selles, võtad Kostjantinivka, mis on suur, kui palju? Kui suur see on? 60-70 000, natuke suurem kui Tšetšiina ja teiselt poolt on sul kriis terves piirkonnas, Krimmis, ma ei räägi.
võta Tšetšiina ja kogu Toskaana on Ukraina pommitamise all ilma energia ja elektrita. Aitäh kõigile! Et teile paralleeli tuua, see on nagu ameeriklased kiitleksid, et nad vallutasid Tšetšiina. Ja samal ajal neil on, ma ei ütleks Texas, sest need on tohutud piirkonnad, aga näiteks Maine on piiramisrõngas 3. järgu suurvõimu poolt, vähemalt varem oli. Ukraina oli, kui ma õigesti mäletan, kas 27. või 28. sõjalise jõu poolest, kui see konflikt puhkes. Seda pole lihtne sisemiselt müüa kui lugu. Vaadake, me võtsime Konstantinivka, jah, aga sul on 80 000 venelast, kes tulevad tagasi Kertšist. Kas sul pole bensiini kusagil? Droonid lendavad ja tabavad peaaegu igal pool. Te saate aru, et need on 2 täiesti erinevat kampaaniat ja ausalt öeldes ma ei taha olla kallutatud, aga ma arvan, et kampaania taju seisukohalt, mitte reaalsuse, vaid Vene või ka lääne kodaniku taju seisukohalt. Ma arvan, et ukrainlaste poolt läbi viidud kampaania, millel on strateegilisem eesmärk nii kajastuse kui ka mõju seisukohalt, on palju edukam kui mitte. Väikese küla taktikaline vallutamine, mis oleks pidanud langema juba 2 aastat tagasi. Ütleme ausalt, sest Konstantinivka piiramine algab 2024 aastal. Aitäh! Ma arvan, et nende 2 tegevuse mõju on üsna erinev. Vladimir Putinil oleks kindlasti suur sisemine mõjuvõim, kui ta võtaks kogu Donbassi enda kontrolli alla. Ja selle asemel peab ta nende probleemidega tegelema. Seega analüüsime alati mõlemat asja koha peal. Venelased liiguvad aeglaselt edasi ja saavutavad taktikalisi võite strateegilisel tasandil ning loomulikult ka ülemaailmses arutelus ja maine mõttes ja nii edasi. Minu arvates Ukraina tegevuse seisukohalt jäävad venelaste väikesed territoriaalsed vallutused üsna tahaplaanile. Need on 2 täiesti erinevat tasandit. Teisest küljest olen märganud, et viimastes postitustes ka sõjaväepropagandas ütlevad Vene blogijad, sel nädalal vabastati 120 hoonet. See tähendab, et oleme liikunud külade kroonikast hoonete arvu kroonikani. Vabastatud. 1 nädal varsti jõuame tubadeni. Meil on X tänava 4. hoone 3. korrus. See, et ka see muutus just leksikaalsest vaatenurgast, rääkida hoonete arvust, mitte linnaosadest või küladest. Ma märkan neid asju ka sellepärast, et sa ei anna konteksti. Olgu, sa vabastasid viimase kuu jooksul Konstantinivkas 128 hoonet. Nüüd on viimane nädal. Kui palju hooneid on Konstantinivkas? Kas me tahame neid lugeda? Mina ei ole meid lugenud. Arvestades, milline see linnast on, ei ole 128 hoonet eriti palju. Nad ei täpsusta, kas need on kortermajad, majad või midagi muud. See tähendab, et see annab teile aimu linna tihedusest. See kõlab suure sõnana. 128 hoonet on vabastatud, tõsi küll maja majalt, seega väga rasked jalaväelahingud, aga ma ei tahtnud öelda 128, see on see, mis mahuks sellesse ruutu. Tehke mõned arvutused, vaadake, kui palju neid on igas väikeses hoonesektoris. 30, 40, 50. Siis saad aru, kui palju 200 hoonet tegelikult tähendab. Kui seda niimoodi rääkida, tundub see tohutu arv. Kui panna see Konstantinivka konteksti, hakkab see võrdlus hoopis teistmoodi mõjuma. Nii et ma märkasin seda ja see pani mind huvituma, sest ma küsisin endalt, okei, aga mida tähendab 120 hoone vabastamine? Kui palju neid üldse on? Anna mulle mingi võrdlusnumber, et ma saaksin aru, kas see on vähe või palju. Ei läinud kaua aega, et aru saada, et see oli vähe. Ausalt öeldes jälgi ka sõnu, mida kasutatakse, kuidas asju pisendatakse.
ei räägita enam küladest, räägitakse majadest ja hoonetest, mis on vabastatud nädalateks, kuudeks, sellistest asjadest. see asi peaks panema mõtlema. Nagu näete, venelased viivad läbi oma maismaa kampaaniat ja ukrainlased viivad läbi hoopis teistsugust kampaaniat. Need on kaks, see on sama mäng, aga need on täiesti erinevad tasandid. Ausalt öeldes ma ei tea, kes rohkem peale jääb, te peate ise otsustama. Minu arvamus on, et strateegilistel kampaaniatel on inimestele, sisemisele avalikule arvamusele, nii Vene kui ka lääne ja välisele suurem mõju kui vallutustele. See on plahvatus, 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 plahvatus. Plahvatuse maa pinnal. Ka venelaste puhul huvitasid meid palju rohkem strateegilised kampaaniad, raketid, venelased droonid, raketid. Kaliberraketid, mis startisid, kas nad olid selle küla kaotanud või vallutanud. Seega see jutt kehtib mõlema poole kohta. Nagu näete, see on kaitsevöönd, kus on Tõnivka on praktiliselt kaotatud, puudu on Oleksievo, Druživka ja Druživka. Tõenäoliselt, nagu ma ütlesin, üritavad venelased sellest positsioonist mööda minna, sest seal on künkad, Oleksievo, Druživka ja Druživka. Seega, kui nad just ei ole rumalad ja mina ei arva kunagi, et vastane on rumal, ma ei alahinda teda kunagi. Tõenäoliselt peaksid Druživka ja Druživka langema kiiremini kui Kostjantõnivka, mitte 3-4 aastaga. Just sellepärast, et need asuvad madalamas orus. Ja kui venelased suudavad siin üleval künkad vallutada, võivad nad sisuliselt sundida Oleksievo Druživkas olevaid Ukraina vägesid enneaegselt taanduma. See muidugi juhul, kui nad suudavad künkad vallutada. Ukrainlased kaitsevad neid künkaid surmani. Paradoksaalselt on olulisemad just Druživka künkad ja kõrgem piirkond, mis avaneb nendele küngastele kui miski muu. See piirkond on samuti väga raske rünnata, sest seal on ainult põllud. Kõik on tasandik praktiliselt. Tõenäoliselt üritavad venelased nii vasakult küljelt üles liikuda kui ka künkaid vallutada. Paremal küljel, samal ajal kui Siverski Soledari rinne püüab Mikolaivka vallutamisega läheneda Slovjanski ja Kramatorski perimeetrile. Mikolaivka on kindlasti peamine sihtmärk, et saada sillapea, kust alustada rünnakut Slovjanski suunas. Teine sillapea oli Limani küsimus, Limani vallutamine, et jõuda Slovjanskist ja põhjast lõuna poole. Seda asja kommenteerime ilmselt järgmised. 12-18 kuud, et anda aimu, lihtsalt aimu. Pange tähele, isegi Vene kommentaatorite seas, ainult Solovjov, kõik teised, kõik ütlevad, et Kramatorski ja Slovjanski vallutamiseks läheb vaja 12-18 kuud. Mida tähendavad 12-18 kuud Ukraina strateegilist kampaaniat Vene infrastruktuuride vastu? Rasked. See saab olema äärmiselt raske. Tegelikult on ukrainlastel, nagu ma ütlesin, praegu eelis. Venelased hakkavad kasutama sama tehnikat, mida ukrainlased praegu Zaporižžja piirkonnas kasutavad maksimaalselt 6 kuu jooksul. Tõenäoliselt on nad juba oktoobris või novembris selle süsteemi kopeerinud. Seega peavad ukrainlased nüüd rauda taguma, kuni see on kuum. Tuleb märkida, et teistel rinnetel on mõningaid edusamme, kuid suuri Vene rünnakuid väljaspool Pokrovski, Rodinski või midagi sellist ei ole registreeritud. Kui vaatame Ukraina tegevust põhjas, isegi Tsaritšne juures, siis siin ukrainlased jätkavad venelaste põhjaküljel territooriumi hõivamist. Siin oleme rohkem Pokrovski lõunaosas, rohkem Kuulja ja Poole ning Tsaritšne vahel. Kas mäletate seda perioodi, kui olid mina olen? Ajalugu õpetab. Iga kord, kui ukrainlased on midagi leiutanud, on venelased selle 3-6 kuu jooksul järele teinud ja veelgi suuremas ulatuses. Ajalugu.
ei ole nii, et ukrainlased oleksid leiutanud mingisuguse enneolematu tehnoloogia, õhupallide tehnika või suutnud tabada sügaval tagalas. Nii et varem või hiljem teevad ka nemad seda järele. Tegelikult on Ukraina tehnika vastus Vene Rubikonile, sest just Vene Rubikon oli esimene, kes ei pakkunud taktikalist otsest toetust droonidega üksustele. Üksustel olid juba oma droonilennutajad, kuid interdiktsiooni tegemine ehk siis löömine üle 20 kilomeetri kuni 60 kilomeetri Ukraina rindejoone taha. See, mida nad tegid Limani ja Kostjantunivka ümbruses. Tuletan teile meelde Kostjantunivkat viimastel kuudel. Kui vaadata teed Kostjantunivka taga, siis see on Ukraina masinate surnuaed. Nii et ukrainlased toovad varustust öösiti väikeste gruppidena, püüavad haavatuid evakueerida, isegi maapealsete droonidega ja nii edasi. Väga raske. Ukrainlased võtsid selle omaks, ütlesid, vau, see, mida venelased Rubikoniga tegid, töötab. Kuidas me saaksime seda paremini teha? Ja seal tuli mängu Starlinki teema, neil on see olemas, venelastel mitte. Ja nii saavad nad tegutseda sügavamal. Nad võtsid sama Rubikoni kontseptsiooni ja viisid selle aga maksimaalsele tasemele. Me liikusime 40-60 kilomeetrilt 80, 100 ja 120 kilomeetrini, luues ka spetsiaalseid droone, et nendele kaugustele jõuda. Aitäh, seega on õiglane arvata, et venelased kohanevad, ka sellepärast, et mõni droon satub nende kätte. Neil puudub satelliidivõimekus, see pole juhus. Ukrainlaste rünnak 2 satelliitsidejaamale Moskva lähedal. Kohe pärast seda, kui toimus segadus Starlinki eemaldamise ja venelastele Starlinki ligipääsu osas, lasid venelased välja mõned satelliidid. Muidugi, neil ei ole selliseid satelliidivõrgustikke nagu Starlinkil või lääneriikidel. Aga nad olid üritanud uusi satelliite orbiidile saata ja juhuslikult läksid ukrainlased täpselt ründama satelliitside maajaamu, sest nad teavad, et see annab neile veelgi rohkem aega oma eelise ärakasutamiseks. Flamingo tuutmine võib märkimisväärselt suureneda, kuid mitte sellelaadsete andmete või oletuste põhjal, et teatakse, kui palju nad suudavad toota. Võin öelda, et see, mis varem välja öeldi, oli täiesti ulmeline. 100-126. Ja statistika flamingode kasutamise kohta, mida ma teile varem näitasin, tõestab seda. Huvitav on näha, et kuigi neid kasutati väikestes gruppides 3-4-5 väga suurte läbikukkumismääradega 2026 aasta alguses, kasutatakse neid endiselt väikestes gruppides. Aga viimase rünnaku õnnestumisprotsent vähemalt selle viimase puhul, muidugi tuleks teha statistikat ka järgmiste kohta, oli kõrge 3-5. See on nii väikese rünnaku kohta väga hea. Tuleb näha, kas nad suudavad seda taset hoida, kas see protsent tõuseb või oli see lihtsalt juhus. Sest nad kasutasid ära maastikku, kasutasid ära jõesängi. Eks me näe. Tuleb märkida, et 2026 aasta 6 kuu jooksul. Ukraina rünnakute korduvus on suurenenud. Sagedus kasvab jätkuvalt, kuid ma ei usu, et nad on isegi ligi lähedaselt nende tootmismahtude tasemel, mida nad olid välja kuulutanud. Kui võtta proportsioonid, siis nad toodavad kolmandiku, võib-olla veerandi sellest, mida nad on välja kuulutanud. 20-36. Mis on ikkagi palju, sest kui nad lasevad välja 36 rünnakuga 5 korraga ja 3 neist tabab, siis see põhjustab suurtele rajatistele palju kahju. Need ei kanna 10 kilo, 5 kilo ega 2 kilo. Need kannavad, nagu nad on öelnud, 1000 kilo. Ma ei tea, kas see on 1000, aga kindlasti on see 20, 30, 50 korda rohkem kui üks droon. Aitäh! Jah, õhutõrje on halvenenud ja nad on nüüd strateegilises dilemmas. Millele ma annan prioriteedi? Putini villad? Ei, ta lammutab neid. Moskva on ikkagi kitsas ring, nagu näeme, tabatakse selle ümbruses olevaid rajatisi. Rinne, Krimm ja kui ma kaitsen Krimmi, ainult mõningaid rindelõike, Moskvat, Peterburi, siis kuidas ma kaitsen rafineerimistehaseid üle kogu Venemaa? Tekk on lühike
ja venelased teavad seda. Tegelikult valitseb üldine paanika, sest kui see kampaania jätkub, tekitab see palju probleeme. Kas see tähendab, et Venemaa kukub kokku, et nad lõpetavad Ukraina ründamise? Ei. See tähendab, et neil tekib omaette probleem, millega nad varem silmitsi ei seisnud. Avalik arvamus, sisemine rahulolematus, üha väiksem toetus Putinile ja sõjale. Ausalt öeldes on see kõige võimsam relv, mis sul võib olla sõja lõpetamiseks. Ameeriklased ei kaotanud Vietnami sõda sellepärast, et suri, kes teab, kui palju ameeriklasi. Kui ma ei eksi, olid numbrid 50 000, 60 000, midagi sellist. Nad kaotasid selle, sest nad kaotasid sisemise toetuse. Inimesed ei suutnud enam taluda nii kauget sõda, mis ei viinud absoluutselt mitte kuhugi ja kestis 10 aastat. Aitäh! See omab rohkem võimu kui ükskõik milline relv Wunderwaffen lahinguväljal ja nii edasi. Ja see oli tegur, mida ukrainlased polnud kunagi suutnud ära kasutada. Neil lihtsalt puudus selleks võimekus. Nüüd on neil see olemas ja see kasvab. Seega 2 täiesti erinevat sõda 2 täiesti erineva strateegiaga. Ja ausalt öeldes arvan, et ukrainlased on õigesti toiminud. Kõige targem strateegia on olla kaitses, piirata inimkaotusi ja jalaväe kaotusi. Ja teha sellist strateegilist kampaaniat, millel oleks Venemaale maksimaalne sotsiaalne, poliitiline ja emotsionaalne mõju. Tuleb märkida, et Venemaal pidid toimuma valimised. Valimised. Huvitav, kes võidab. Ja need lükati edasi, sest ma ütlesin peast Salam Sajan umbes 50, 55 000, 57. Sest nad teavad sisemiselt, et rahulolu tase on väga madal, see ei ole õige aeg, ütleme nii. Ütleme nii, et mina ei läheks valimistele, kui inimesed saadavad sind pikalt, sest neil pole puhkuse ajal bensiini. Vaatame ainsat sektorit, kus ukrainlased on aktiivsed, jutumärkides, Kamjanski sektorit. Kamjanski sektor asub Dnepri jõe ääres, seega Zaporižžja kontaktjoonel ja see on ainus sektor, kus ukrainlased jätkavad aeglaselt venelasse tagasitõrjumist. Tuleb märkida, et seda ei ütle ainult Pulevulam või minu kaart, Institute for War kaart, vaid ka Ribar. Ma teen seda meelega, ma näitan teile iga kord ka seda, mida ütlevad Vene mõttekojad või Vene sõjablogijad. Nagu näete, on nad ühel meelel selles, et ukrainlased suruvad Kamjanski piirkonnas. On registreeritud Ukraina 128. mägibrigaadi rünnakuid ja esimesi Vene geolokatsioone. Droonirünnakud Ukraina vägede vastu Plavni sees. Kas see tähendab, et ukrainlased võidavad? Ei. See tähendab lihtsalt, et ukrainlased püüavad selles piirkonnas taktikalisi eeliseid saavutada, et venelasi võimalikult kaugele Zaporižžjast eemale tõrjuda. Tuletan meelde, et Vene rünnakute haripunktis jõudsid venelased sellesse piirkonda väga lähedale. Zaporižžjas, mis oleks oblasti esimene pealinn. Mida nad teoreetiliselt võiksid selles sõjas vallutada? Miks ukrainlased ründavad just selles konkreetses piirkonnas? Sest kogu logistiline kahjustus, mida ukrainlased on Zaporižžja koridoris põhjustanud, on kindlasti palju vähem toetanud selle piirkonna Vene tegevust. Nii palju, et Vene rünnakute arv selles piirkonnas oli 3 kuud tagasi 130 kuid. Nüüd on see vähenenud 15-ni. Vene tegevuse vähenemine selles piirkonnas peaaegu 90% võrra. See on väga palju. Tuleb märkida, et teistes piirkondades jätkatakse siiski surve avaldamist. Kas te mäletate, kui ma ütlesin teile, et kui nad ei tee suuri värbamisi, suurt uut mobilisatsiooni ja nii edasi, siis peavad nad paratamatult teisi rindelõike sulgema, et aktiveerida ja säilitada praeguseid. On märgatud, et venelaste ründetegevus isegi taktikalisel ja kohalikul tasandil on vähenenud.
peaaegu kõigil rinnetel, välja arvatud Limani, Konstantinivka ja enam-vähem Siverski Tšassivjari piirkonnas. See tähendab, et jõudude olemasolu ei ole eriti suur, sest pead mõningaid rindelõike sulgema, et jätkata nende tugevdamist, mida peab peamisteks rindelõikudeks. Kindlasti on Kamjanski rinne üks neist, mida ohverdatakse selleks, et teisi toetada. Tasub tähele panna seda suundumust. Selle aasta suundumus on tugevalt languses. Käiuni. Veidi parem kui mai, ütlen teile kohe ära, aga siiski räägime kokku umbes 20-30 kilomeetri 2. Trend on kindlasti negatiivne ja ei näita paranemise märke. Loomulikult räägime kilomeetritest, kilomeetri 2, aga minu arvates on Konstantinivka, mis on linnaline ja logistiline piirkond, väärtuslikum kui 20 kilomeetri 2 põlde Kuljaipole põhjaosas. Aga siiski on vaja, et Putin teeks valiku. Ei rohkem ega vähem, see ongi täpselt see, mida tema omad seespoolt temalt nõuavad. Venelased sellises olukorras, nagu nad praegu on, kui nad ei saada juurde mehi, julgen öelda, et kui nad ei sekku täiendavate jõududega, ma ei usu isegi, et nad suudavad seda vallutada. Kramatorsk ja Slovjansk, sulgedes kõik teised rindelõigud ja jätkates ainult nende toetamisega, mis on suunatud Kramatorski ja Slovjanski vallutamisele. Paratamatult tuleb tal teha valik. Ma usun, et ukrainlased teavad seda väga hästi, sest jah, nad teavad rohkem kui mina, aga kindlasti mitte nad ei räägi. Ja vaata ise, kui sa tead, et Putin peab Donbassi saamiseks tegema mõne valiku. Õnnetu. Ebapopulaarne. Mida sina hakkad õõnestama? Rahva toetus Putinile. Ta peab tegema ebapopulaarseid otsuseid ajal, mil inimesed on maruvihased. Aitäh kõigile! Sa võtad temalt selles mõttes jalgealus ära. Ta teab, et ta tegema ebapopulaarse otsuse ja sina hävitad tema moraali ning sisemise toetuse. Loomulikult on olemas ka need, kes on maruvihased ja ütlevad, et tuumapommiga kõik maa tasa, uputame Inglismaa ja nii edasi. Aga need on sõjablogide kogukonnad, kes on natuke nagu teiegi, inimesed, kes jälgivad ja on sõjaga ise seotud. Ka infotasandil ei huvita enamiku venelastest. Natuke nagu itaallasi, see üldse, nad ei vii end selles asjas kurssi, nad tahaksid lihtsalt oma eluga edasi minna ega taha olla kaasatud. Aga nüüd nad ongi kaasatud. See ongi minu arvates Ukraina strateegia laiemas mõttes. Kas rakett võib kunagi tulla? Potentsiaalselt jah, räägitakse ka satelliidivastastest satelliitidest. On ka mõni artikkel selle kohta, mida venelased üritasid teha, samuti ka hiinlased. Potentsiaalselt on sõda kosmoses võimalik, jutumärkides. Aga hetkel tundub see mulle üsna ebamäärane asi. Tehniliselt teostatav, muidugi tekiks selles mõttes täielik kaos, vaata, kes siin on Massimiliano Parente, nagu näed, on see teostatav. Jälgid mind see artikkel magama kell 2 selle kohta. Vaata, kes siin on Massimiliano Parente. Head ööd, kuula mind, kui magama lähed. Nii et minu arvates on see lihtsalt trajektoori küsimus. Mida igaüks püüab saavutada ja mida venelased selles osas teevad? Strateegia Ukraina più risolutooria. Potentsiaalselt on see teostatav, nad saavad sellega hakkama. Nende eesmärk on toetust õõnestada ja lihtsalt muuta vastased võimetuks jätkata. Aga kui Venemaa võidab, jah, see tähendab kogu Donbassi vallutamist. See ei tähenda midagi. See ei garanteeri sulle absoluutselt mitte midagi. Ja ukrainlased võiksid vabalt edasi võidelda, kas selleks, et proovida see tagasi võtta või selleks, et sind peatada, kui sa tahad edasi minna. See ei ole midagi, mis strateegilisel tasandil lahendaks seda, mis toimub.
Ukraina lahenduse selliseid külgi on raskem saavutada. Praktikas on lihtsam lihtsalt territooriumi vallutada, kui püüda tekitada rahulolematust või vastuseisu riigi sees, et õõnestada toetust sõjale. Seal pead tõesti tegema palju asju mitmel tasandil, kuid kindlasti on see strateegiana tulemuslikum. See on kõik või mitte midagi. selles mõttes on võimalused peaaegu piiramatud. Nii et mida ma teile ütlen? Jälgige neid kahte asja hoolikalt, ärge laske end eksitada ainult sellest, mis toimub maapinnal, sest tegelikult toimub hoopis teistsuguseid asju teistel tasanditel. Ja ausalt öeldes arvan, et need tasandid on kõige huvitavamad. See ei tähenda, et olukord jääb alati Ukraina kasuks. Sest ma tuletan teile meelde, et Putin võib teha ebamugavaid otsuseid, mis muudavad olukorda täielikult. Praegu selles olukorras, kus Venemaa võime kaitsta kõiki neid sihtmärke ja õhutõrje on halvenenud, saab Ukraina strateegia ainult jätkata kahju tekitamist ja seda suurendada. Aga sõjaolukorrad ei ole kunagi staatilised. Kõik võib väga kiiresti muutuda. Muide, nagu näeme, ta Zelenski jõulisus Valgevene suhtes või jamad, mis ta on poolakatega ajalooliste küsimuste pärast. Need on kõik omadused, mis võib-olla kiirendavad ka Ukraina vajadust seda ajaakent ära kasutada. Inglise valitsus Kostarmer, kes läheb koju, kes oli kindlasti üks Ukraina toetajatest. Kindlasti see, mis toimub poliitilisel tasandil, Macron Prantsusmaal, alternatiiv Saksamaal ja teistes riikides ja nii edasi, on kõik pikaajalised tegurid, mis teevad Ukrainale muret ja mida Ukraina peab arvesse võtma. Seega püüavad nad tõenäoliselt seda väikest edumaa maksimaalselt ära kasutada, sest see ei ole igavene. Seepärast ütlen ma teile alati, ärge uskuge Ukraina armee kokkuvarisemisse, ärge uskuge Venemaa kokkuvarisemisse ega järskudesse muutustesse. Sest iga käigu peale tuleb vastukäik. Ärge uskuge lihtsustatud stsenaariume. Kuna Venemaa on tohutu, siis ta võidab. Või kuna Ukrainat toetab Euroopa, siis tema võidab. See sõda on näidanud nagu kõik sõjad, et iga 6 kuu või aasta tagant muudavad tehtud otsused jõudude vahekorda kas ühe või teise kasuks. Seega ärge võtke iseenesestmõistetavana, et kuna asjad lähevad praegu ühtemoodi, siis jäävadki need igavesti nii minema. See on sama põhjus, miks sa ei saa võtta 3 aasta tagust analüüsi ja öelda, et kas Ukraina võidab või venelased võidavad. Analüüsid on nagu piim, neil on aegumiskuupäev. Praeguste andmete põhjal on olukord selline. Kui need ei muutu ja see on raske, siis on trajektoor selline. Aga tavaliselt need muutuvad. Seega võtke neid pigem kui praeguse olukorra uuendust, mitte kui lõplikke ja ajas muutumatuid analüüse. Ei rohkem ega vähem. Loodan, et ukrainlased suudavad tabada toiduvarusid ja eriti ka Vene vägesid. Vähem relvi tähendab rünnaku edasilükkamist, vähem vett tähendab vähem selge peaga sõdureid. Jah, kui sa tabad veoautosid, siis mida nad ikka veavad? Laskemoona, varustust, kõike. Bensiin mõjutab rohkem tsiviilelanike ja logistikat, Vene logistikat. Sest tegelikult, nagu oleme näinud, mehhaniseeritud või soomustatud rünnakuid eriti palju ei toimu. Seega ei ole vaja suurt bensiinikasutust ega bensiinivarusid. Sellel on pigem logistiline ja elanikkonda mõjutav mõju. Ka sellepärast, et rünnakud, nagu oleme näinud, on droonid, jalavägi, liupommid. Neid ei mõjuta see, kui natuke bensiini või lennuki bensiini tootmist kaotatakse. Kindlasti on nad seda kaotanud, aga mitte piisavalt, et see mõjutaks. Pommitamistegevus. Viimased uudised Summust. Rünnakud tsiviilobjektidele jätkuvad, mõned tootmisettevõtted on hävitatud ja minu teada varem ohvreid ei olnud. Aitäh! Aususe mõttes ütlen, et Iskander M tehas sai ukrainlaste poolt tabamuse. 1 surnu ja 10 haavatut, midagi sellist. Jah, venelased on hakanud Sumõ linnas sees ründama suurtükiväe ja droonidega.
nagu näeme, on see nii-öelda terrori vahetamine selles mõttes, kuid sellel ei ole suurt sõjalist tähtsust. See tähendab, et rünnakud niimoodi linnas sees, ma arvan, et olulisem on rünnata pomme või tehaseid, mis toodavad pomme, rakette ja taolisi asju. Nii et see on lihtsalt uuendus, kes teab. Võib-olla nädala pärast ärkab Putin üles, värbab veel 300 000 meest ja nad lähevad taas pealetungile. Või siis olukord Krimmis halveneb edasi ja mõju. Venelaste arvamus selle sõja käigu kohta muutub aina olulisemaks, aina häälekamaks. Sest tuletame meelde, et Vene vastuhääl on siiski väga nõrk. Isegi kui nad kaebavad, olen ma märganud huvitavat mustrit. Enamik videoid, mida Vene tsiviilisikud ka spontaanselt teevad, on alati sellised. Mina ei ole kunagi poliitikaga tegelenud. Nagu öeldakse, mina ei ole seda sõda kunagi tahtnud, aga nüüd on see mul kodus. Nii-öelda on sul sõda kodus just sellepärast, et sa ei ole poliitikaga tegelenud. Sa lasid poliitikal endaga tegeleda. Kui inimene on passiivne, jätab ta poliitika ja juhtkonna vastutuse kellegi teise kanda. Kummalisel kombel ei võta nad kunagi vastutust enda peale. See on nagu öelda, mina ei puutu asjasse, ma pole kunagi poliitikaga tegelenud. Aga sa ei ole ka vastu olnud. Kuni droonid polnud su pea kohal või kuni sul polnud bensiini puudu, siis teeskasid, et see lihtsalt erioperatsioon 100 kilomeetrit kaugusel. Pane tähele neid väikseid detaile, mis näitavad ka seda, milline mõjuvõim on Putinil oma riigi üle. Sellise rahvaga, sellise kultuuriga, ma ei üldista, aga siiski nägin paljusid, kes mõtlesid niimoodi, on ka lihtne saada vabad käed. Sest on raske leida kedagi, kes tõesti tahaks sulle vastu astuda või võtta vastutus selle eest, mis toimub. Ja ma märkasin ka seda, enamik kommentaatoreid, sõjaväelasi, blogijaid ja nii edasi kipuvad nõudma vastutust, karmimaid vastuseid. Aga kellelgi pole tegelikult julgust sõja alustamise otsust süüdistada. Tahtsin öelda veel viimase asja ja siis lõpetame selle otseülekande, mis minu arvates on huvitav. Tahtsin teile ette lugeda ühe asja, mis minu arvates lõpetab ka kuulsa arutelu teemal Võtame Kiievi 3 päevaga, eks? Need olid atlantistlikud propagandistid, kes neid asju ütlesid, eks? Ma tahan teile ette lugeda ühe osa artiklist, mille te hiljem ise üles leiate. Ja artikkel ütleb nii. Veriste politoloogide, entusiastlike kullide ja kärmete kägude ennustused. Mõned Venemaa poliitilise klassi esindajad väidavad täna, et Venemaa suudab Ukrainale mõne tunniga purustava kaotuse osaks teha. Mõned mainivad isegi veel lühemaid perioode, kui puhkeb sõjaline konflikt. Uurime, millised neist väidetest vastavad tegelikkusele. Viimasel ajal on Venemaa ekspertide ringkonnas juurdunud arvamus, et polegi vaja vägesid Ukrainasse saata, sest selle riigi relvajõud on väga halvas seisus. Mõned politoloogid, kes teab kes, minu arvates viidatakse siin Tuuginile, rõhutavad, et võimas Vene tulelöök hävitab peaaegu kõik seire- ja sidesüsteemid, suurtükiväe ning tankiüksused. Lisaks järeldavad mõned eksperdid, et isegi üks ainus Venemaa laastav löök oleks piisav, et sellisele sõjale lõpp teha. Kirsiks tordil rõhutavad mõned analüütikud eriti seda, et Ukrainas ei hakka keegi Kiievi režiimi kaitsma. Ülejäänud artiklit saate ise edasi lugeda. Ta ütleb, et see ei saa olema mingi jalutuskäik ja et kõik need, kes on neid asju massiliselt öelnud Venemaa juhtkonna sees, petavad end ise. See artikkel on kuupäevaga 3. veebruar 2022. Ja seda ei kirjutanud ükski. NATO ametnik, lääne propagandist, peavoolumeedia ajakirjanik või midagi sellist. Selle artikli kirjutas üks Vene ohvitser. Selle autor on Mihhail Khodarenok, endine Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi operatiivvalitsuse esimese grupi juht. Aitäh!
see on natuke nagu ameeriklaste puhul, kus Hexet ja Trump saadavad koju need sõjaväelased, kes ütlesid neile, et ei tohiks Iraanis sõda alustada ja ilmselt sellepärast nad kaotasidki oma koha. See ei ole nii, et venelased, Vene sõjaline juhtkond ei tunneks oma ametit. Oli inimesi, kes tundsid oma ametit väga hästi, kuid neid ei kuulatud. Ma annan teile lingi, ma avaldasin selle ka Higgsis, täpselt nagu Byte'is. Sest paljud arvasid, et need on minu sõnad. Need ei ole minu sõnad, aga muu hulgas ütleb keegi, aga kes see on ja nii edasi. See avaldab ja avaldab siiani, teeb muudki. Ta kommenteeris ka Zelenski ütlusi Lukašenka kohta Venemaa sõjaväe ajakirjades, mida loeb kindralstaap. Ja see sait on Vene oma mvong.ru. Leiate lisateavet loomulikult kõnealuse ohvitseri kohta. Räägime ohvitserist, Venemaa strateegilise planeerimise kolonelist. Kindralstaabist, mitte mingi suvaline madala taseme tegelane, kelle kirjutisi on juba üle 20 aasta avaldatud Venemaa kõige autoriteetsemates ajakirjades. Seega, kui te küsite minult, kas tõesti arvan, et venelased suudavad taastuda või on võimelised vastusamme leidma? Jah, sest häid inimesi, kes tunnevad oma ametit, on ja oli olemas. See on poliitiline klass, kes on teinud täiesti valesid otsuseid. Või on nad sattunud sellesse kuulsasse mehhanismi, kus juhile, kes ei taha kuulda ebameeldivaid asju, öeldakse alati, et tal on õigus. Ja just need on need uudised, mis jõudsid Putini lauale. Minge vaadake järele otseülekannet, mille me tegime kolonel Stirpega Euroopa, Ameerika ja Venemaa luurevigadest luureandmete hindamisel. Ukraina võitlus ja kaitsetavad, sest ei eurooplased, ameeriklased ega venelased arvanud, et ukrainlased hakkavad võitlema, välja arvatud mõned ohvitserid, nagu see siin. Kui te lähete seda artiklit lugema, on see, mida ta kirjeldab, täiesti uskumatu. Sest ma soovitan teil seda lugeda, ta kirjeldab täpselt seda, et ukrainlased hakkavad võitlema. Et tegelikult on võitlus käinud juba alates 2014 aastast, jah. See on mõjutanud vihkamist tegelikult, ütleb ta. 2014 aasta Donbassi sündmused külvasid Ukrainas sellise vihkamise, mis toidab vastupanu. Vihkamine sissetungija vastu on esimene tegur, mis veelgi enam vastupanu tugevdab. Ta ütleb midagi väga olulist, mida ma olen alati öelnud. Me peame alati meeles pidama Aleksandr Suvorovi sõnu. Ära kunagi alahinda oma vaenlast. Ja ära pea teda ei sinust rumalamaks ega nõrgemaks. Vladimir. Ja mina pole seda kunagi teinud. Nii et aitäh kõigile, lugege artiklit, see on väga huvitav. Ja. Huvitav, ma avaldasin ka itaaliakeelse versiooni X-is neile, kes ei taha kasutada automaattõlget ja nii edasi, aga jah. Sest see ei ole atlantistlik ega NATO propagandistlik kraam, see oli arvamus. See oli minu arvates suurepärase Vene strateegilise planeerimise ohvitseri arvamus, kes oli praktiliselt ette näinud, et sellest saab veresaun. Aitäh kõigile ja kohtume tõenäoliselt 29. tegelikult 30. kuupäeval. Hea tööd!